Ja tere päevast siis veel kord kõigile, kes on kogunenud EHL-i 3. välkkohtingule ja seekord on meil teemaks läbipõlemine koolis ja meile räägib Triinu Luiga ja kes ta on ja millest ta täpsemalt räägib, seda ta juba tutvustab meile ise. Nii et palun, sõna on sinul, Triinu. Jah, tere päevast teile, et kellaaega mõne jaoks on tööpäev lõppenud, mõni teeb lihtsalt arvatavasti vahepausi. Aga tänaseks teemaks on läbipõlemised ja iseendale selliseks järjepidamiseks eelkõige, et väga lobisema ei kipuks, tegin ka PowerPointi. Et ma nüüd siis proovin kohe ekraani alguses ära jagada. Saate ise vaadata, kas keskendute minu näole või siis ekraanile. Nii. Ehk et teemaks siis oli läbipõlemised koolis, aga kes siis mina olen? Triinu, kas sa saaksid siis panna ta äkki selle slaidi esitluse peale ka? Aha. F5 ilmselt. No. Läheb. Või siis alt nurgast peaks saama sealt. No ta võib ka nii muidugi olla, et ega see kõik näevad vähemalt, aga mugavam võib-olla on pärast vaadata, kui ta... Jaa, vot nüüd ma olengi hädas. Võta, kui sa lähed sinna alla paremale serva. Nii. Peaks, ma ei näe mingi pärast seda ekraani. Kas nüüd? Ei. Nüüd te lähete lihtsalt mu ekraani, jah? Ei, meie näeme seda. Meie seda näeme, sinu ekraani. Aga te ei näe slaidishow'na ikkagi? Meie näeme, aga mitte show'na, aga ekraani. Võt, nüüd. No kui ei tule välja, siis ei tule, siis lähme sellisena edasi. Triinu, kas siin on 2 ekraani peal äkki? Jaa, mul mäletad, mis meil juhtus õppenõukogus. Okei, äkki kui sa paned uuesti jagad, siis sa saad valida äkki, millist ekraani sa jagad? Ära kogu sharing kinni ja siis vali kumba ekraani sa meile näitad. Nii, kas nüüd... Absoluutselt. Väga hästi. Küll on hea, kui on omad seltskonnas. Just. Küll on hea, kui ma ka aru saaks, mida ta nüüd teile näitab, sellepärast. Slaidi show. Täis ekraanis. Selge. Vaatame, kas edasi ka saab. Ehk et, kes siis mina olen? Kas teil ei tulnud järgmine slaid, ma näen? Heidi, ega sa majas ei ole, ega sa ei taha mulle siia tulla kohe? Ma võin tulla, ma tulen. Aga arvan, et sa võid rääkida, kes sa oled, siis ma tulen korra vaatan sul. Mina olen siis töötanud haridussüsteemis aastast 2005 ja enne seda töötasin Tallinna laste turvakeskuses esialgu sotsiaalpedagoogina ja siis 2 aastat psühholoogina. Tallinna laste turvakeskus on kinnine asutus sõltuvusprobleemidega lastele. Sealt nägin, kui palju saaks haridusasutus või kool ja ka lasteaed tegelikult varajase märkajana mõjutada lapse toimetulekut elus ja vaatasin ringi, kuhu kooli saaks minna. Nii sattusin siis 2005. aastal Jüri gümnaasiumisse. Jüri gümnaasiumisse tööle asudes, nagu vahel uute inimestega ikka juhtub, pandi mind tööle kohe 2 majja. Ehk et sel hetkel oli pooleli Jüri gümnaasiumi ja Lehtme põhikooli ühendamine. Ja ega siis ei saanud tagasihoidlikult alustada. Läksin tööle oma arust koolipsühholoogina, aga sain kohe nii klassijuhatajaks kui inimeseõpetuse õpetajaks liitklassidele ja ka inglise keele õpetajaks 2 erinevas kooliastmes, 2. ja 3. 2015. aastal võtsin seal vastu väljakutse asuda tugikeskuse juhataja positsioonile, mis siis tähendab
ürigümnaasiumi sisest tugispetsialistide tiimi, mida siis juhib tugikeskuse juhataja. Seal on siis nii psühholoogid, sotsiaalpedagoogid, abiõpetajad, eripedagoogid, pikapäevarühm käis sinna alla. Ja samal ajal vaatasin, et tahaks rohkemat ja selleks, et paremini õpetajani jõuda, peaks äkki mõtlema mõne teise ametipositsiooni peale. Ja nii läksin ka Tallinna Ülikooli haridusjuhtimist õppima. Seal kohtusin tulevase Järveküla kooli direktori Mare Räisiga ning aastal 2016 läksime ühiselt Järveküla kooli looma. Tema direktori ametis ja mina õppejuhina. Olles seal olnud 3,5 aastat, vaatasin jälle ringi ning otsustasin tulla Saue gümnaasiumisse direktori ametikohale. Nüüd mulle jõudis abiline ja vaatame, kas me saame aru. Vaata, kus alt vaatad. Vaatame kohe, mis see. Sa võid rääkida. Ma sätin slaides kogu aeg rääkida. Ja nüüd olen siis hetkel Saue gümnaasiumis direktori rollis. Järveküla koolis õppejuhina töötades olin taas ka õpetaja rollis seetõttu, et sattusid olema õpilased, keda õpetajad keeldusid õpetamast ja nii sain taas olla inglise keele õpetaja ametis. Nii, aga mis on siis üldse läbipõlemine? Ma otsustasin, et isiklikud kogemused ma pikin nii-öelda sisse. Ja seetõttu ma kõigepealt alustan sellisest teoreetilisest taustast. Et läbipõlemine, see on pikaajalise ning ülemäärase stressi tulemus. See on emotsionaalne, füüsiline ning vaimne kurnatus. Ja läbipõlemist, kui sellist, see ei ole haigus, vaid see on seisund. Aga selle haiguse tulemusena võivad välja kujuneda, selle seisundi tulemusena võivad välja kujuneda väga tõsised haigused nagu depressioon, ärevushäired ja toitumishäired. Ja niimoodi see haigus ise tekitab sellist suletud ringi, kus läbipõlemine vähendab inimestes võimet tulla toime oma tööülesannetega ja selle tulemusena sinu ülesanded kuhjuvad ning kokkuvõttes on sul tööd rohkem kui enne oligi. Me korra äkki võime tšekkida, kuidas praegu. Kuidas te näete pilti? Praegu kõik on hästi, okei? Ja vaatame. Väga hästi. Nii. Kõik on hästi, jah? Ja nüüd läheb edasi ka. Ja. Okei, nüüd sa pead niimoodi hakkama saama. Et mis siis seda läbipõlemist iseloomustavad? Iseloomustavad eelkõige kurnatus. Ja kurnatuse all siis mõistame nii uneprobleeme, energiapuudust, väsimust tööpäeva alustades, kui juba välja kujunenud näiteks unehäireid. Siis võõrdumine. Et võõrdumine on pettumine oma töös, mõeldes, et see on mind laastav, see ei ole minu jaoks. Võib kaasneda selline üldine küünilisus oma töökoha ja töökaaslaste suhtes. Ja väheneb töö ja tegutsemisvõime ja sellega tulevad kaasa nii keskendumisraskused kui loomingulisuse puudumine. Ja nüüd ma ootaks teilt chati, et mis te arvate, miks just õpetajad või on need, kes on nii-öelda läbipõlemise riskirühmas? Et pange oma mõtteid sinna kirja. Aga mina samal ajal räägin edasi. Läbipõlemist kogevad kõige rohkem inimestega töötavate elualade inimesed. Ja pole ju kahtlustki, et õpetaja puutub tegelikult kokku tohutu hulga inimeste ja sotsiaalsete olukordadega oma päeva jooksul. Lisaks peab pidevalt ennast ümber lülitama nii-öelda õpilase tasandil suhtlemiselt, kolleegi tasandile suhtlemisele. Mõnes asutuses on väga suur erinevus, kas sa räägid kolleegiga, kes on juhtkonna liige või sa räägid kolleegiga, kes on samuti õpetaja. Lisaks lapsevanemad ja kui tuleb veel juurde näiteks huviringi juhendamine, siis võib olla see lapsevanem sul erinevates rollides, kord õpilasena, kord lapsevanemana.
siis õpetajad on ise kõrge saavutusvajadusega. Nad töötavad kõvasti ning püüdlevad alati paremuse poole. Ükski õpetaja ei mõtle, et saaks lihtsalt tehtud, vaid ikka mõeldakse, et kuidas saaks tehtud parimal viisil. Ja paljud õpetajad on täielikult perfektsionistid, aga sellega kohe kaasneb oht, et unustatakse puhkus ja taastumine ja keskendutakse ainult tööle. Õpetajast, kui me võtame lahti ajakirjanduse, praegu on igal päeval on sõna õpetajad on kuskil esilehel, et erinevate fookustega küll, et kas kui võimalik nakatumise määra tõstja, sellepärast et õpetajad levitavad haigust lastele või õpetaja kui õpilaste suurepärane toetaja, kas on palgateema, kas on see läbipõlemise teema, et õpetaja on igal juhul kõikide silme all pidevalt. Ja need kõrged ootused ja vastutus, seda kogu aeg võimendatakse. See, kuidas õpetajatest sõltub meie tuleviku põlvkonna hakkamasaamine ja kuidas õpetaja peab olema selgeltnägija, kes näeb ette, mida tulevikus just nimelt vaja on ja oleks juba ise omandanud need oskused parimal võimalikul viisil, et neid edasi anda. Omaette teema on see, et ülekoormust normaliseeritakse nii koolides endis koha peal kui laiemalt. Kui näiteks laiemalt, siis siin ma pean silmas näiteks ministeeriumi tasandit, et kui räägitakse sellest, kuidas ühe ametikoha sisse kirjutatav ülesannete hulk võib olla väga määramatu. Ning mina tooks välja probleemina ka selle, et töönarkomaane tegelikult esitletakse eeskujuneda. Et parim õpetaja on see, kes kõige rohkem jõuab, aga vähe tähelepanu pööratakse sellele, et mille arvelt ta jõuab. Tuuakse esile seda, kui palju ta jõuab, mida kõike ta on jõudnud ära teha. Aga kas see inimene ise seejuures tegutseb silmas ärades või on katki minemas, see jätakse kõrvale. Ja vahel arvatakse, et sellest tunnustamisest piisab selleks, et inimene katki ei läheks. Aga tegelikult küsimus on vahel lihtsalt selles vastupidamisvõimes, kes millal ja kui kaua vastu peab. Kui mina nüüd küsiks teie käest, et lihtsalt huvi pärast, kuidas teie koolides see tunnustamise teema minu enda jaoks tundub nagu olulisena, et ma olen näinud seda sealt erinevates asutustes läbi aastate justkui ühtemoodi. Kas mõni on nõus kommenteerima? Kas te ka kogete seda, et justkui töönarkomaane tuuakse eeskujudeks? Nii, Pille andis märku. Kas Pille on valmis kommenteerima? Jaa, tere, et ma olen tegelikult kõnniringil ja ma ja siis ma tegelikult meie koolis on küll jah, tõesti need töönarkomaanid tuuakse eeskujuks. Et siis ongi endal selline tunne, et ma teen liiga vähe ja siis vahel nagu olen läbi kukkunud sellepärast, et ma ei jõua nii palju, kui nemad jõuavad. Ja, et see ongi. Et see suurendab seda stressitunnet kohe ka teistel. Ja. Kas on veel mõnest teisest koolist kommentaare? Nii. Kas sina, Reemo, näed kõiki? Ei näe, olgu. Ma võin ka kommenteerida. Ja. Et tegelikult meie koolis minu arust on niimoodi, et viimastel aastatel eriti, et leitakse peaaegu kõikides töötajates midagi head, mida välja tuua.
see on nagu niisugune uuemat moodi lähenemine ja ei pane küll tähele, et ainult töönarkomaane nagu kiidetakse. See on väga positiivne, kui see on nagu sinna suunas vähemalt osades koolides minemas. Aitäh! Aga miks on vaja üldse tähelepanu pöörata sellele teemale, et kuidas õpetajad ennast tunnevad, et võib ju mõelda, et täiskasvanud inimesed ja ise teavad, kuidas hakkama saavad. Aga kui me räägime sellest, et õpetajaid on vaja kooli jaoks, selleks, et kool väga hästi toimiks, et õpilased saavutaks parimaid tulemusi, mitte lihtsalt paremaid tulemusi, siis stressi mõju õpetajale mõjutab väga otseselt klassikliimat ja õppimist. Seda, kuivõrd hästi õpilased üldse seda, mida õpetaja püüab edasi anda, on valmis vastu võtma, mõjutab see, kui hästi õpetaja ennast koolis ja klassis tunneb. Ja mis on see, mis veel mõjutab, on see, et kui koolijuhti usaldatakse, siis õpetajad kogevad läbipõlemist vähem. Ehk et kui juhi ja õpetajate vaheline läbisaamine on halb, siis see süvendab õpetajate läbipõlemist. Veel on leitud, et koos töötamise aeg, mis võib-olla mõne jaoks võib-olla üllatav, suurendab läbipõlemist ja nooremad õpetajad on kõrgema läbipõlemise riskiga. Ja õpetajate töökogemuse osas samas on leitud vastuolulisi tulemusi. Ja see on nagu, et kui sellele noorte rollile pööratakse mentorluse koha pealt tihtipeale siiski tähelepanu. Mentorlust on hakatud üha rohkem väärtustama ja ma julgeks väita, et praeguseks on juba ikkagi enamikes koolides noortele õpetajate mentorluse programmid ja üha enam tuuakse välja seda, et fookuses ei peaks olema mitte lihtsalt noored õpetajad, vaid ka need, kes on uued töötajad majas, sest kohanemisraskused, see omakorda suurendab seda stressi ja seda tõenäosust, et töötaja võiks läbi põleda. Et see on jälle minu arust nagu meie haridusmaastikul selline positiivne suunamuutus, et enam ei ole ainult noored need, keda nähakse, et nad vajavad toetust, vaid nähakse üha rohkem ka seda, et uued liitunud kolleegid hoolimata nende töökogemuse pikkusest võivad vajada toetust. Pilt nüüd koolis seest. Ülekoormus. Ma ütleks, et see on number 1 põhjus tegelikult läbipõlemisele. Ja minagi, kui ma esimest korda kooli läksin, siis nagu ma tutvustuses ütlesin, et asusin justkui tööle täiskohaga psühholoogina. Töövestlusel olin nõus sellega, et õpetan psühholoogiat ka gümnaasiumiastmes ja korraga leidsin ennast septembri 2. nädalal klassijuhataja rollis ja liitklassi õpetamas siis inimeseõpetuses ja lisaks veel inglise keelt andmas 2 kooliastmes. Ja seda, et ülekoormus tekib, et mina noore inimesena ühtepidi tahtsin olla abivalmis. Et siit me tuleme, et mul on toodud 5. punktina välja seda enese kehtestamist. Ja et ma ei julgenud isiklikult näiteks, et ma mõtlesin, et kui ma ütlen ei, et mul on alles katseaeg ja kas mind siis ikka hoitakse ja äkki siis ma ei ole piisavalt hea. Ning seetõttu ma tegelikult tõesti olin koolile pühendunud. Aga seda, et mul mingi muu elu ka oleks, et eksisteeriks, et oleks mingi piir töö ja eraelu vahel, et seda naljalt ei tekkinud. Seda kuuleb õpetajatelt ka praegu, et kui tööpäev saab justkui kellaajalises mõttes läbi, et tegelikult ma parandasin kella 11-ni töid või et laupäev ja pühapäev lähevad stuudiumi või e-kooli sissekannete tegemise peale,
ja seda oskust ei ole ja vahel kasutatakse seda võib-olla siis nagu ettekäändena selle jaoks, et suuremat palganumbrit saada ja vahel see on lihtsalt tõesti mitte see, et tahetakse näidata oma töökoormust väga suurena, vaid ongi see, et see tegelikult näitab seda, et töökoormus on liiga suur ja peaks otsima neid meetmeid, kuidas piire tõmmata töö ja eraelu vahele. Oma lapsed samas koolis. See on nüüd selline nagu kahe suunaga asi. Et tegelikult võib see, et kui laps on samas koolis, võib just nimelt vähendada stressi, et lapsevanemana sa ei pea mures olema selle pärast, et kuidas tal läheb, sest kui midagi on maha unustatud või midagi on vaja täpsustada, siis on nii õpetajad kohe käe jala pärast teada. Sa tead koolisüsteemi väga hästi, kuhu oma last vajadusel suunata. See võiks nagu stressi vähendada. Samas see võib tähendada ka majas töötamine tähendab seda, et kõik õpetajad leiavad sind üles lapsevanemana. Ja see olukord, mida praegu e-kool ja stuudium niigi soosib, et info jõuab kohe kätte ja kas tuleb sealt lapsevanema reageering kiiresti, kas siis õpilasele või kohe õpetajale, et kaob vahelt puhver, kaob vahelt aeg, mis võib-olla võtaks maha selle, kui oluline see juhtum üldse oli ja tekitab sellist ärevust, et mis nüüd, kus ja kas ma kolleegide seas olen jälle sama hinnatud, kui on minu lapsel võib-olla õppimisega probleemid näiteks. Siis raha versus aeg. Nüüd, olles juhi positsioonil nii tugikeskuse juhatajana kui siis näiteks õppejuhina, kui nüüd ka koolijuhina, et see teema on tegelikult hästi terav. Õpetajad justkui ütlevad, et neil on vajadus suurema palga järele, et nad ei tule muidu omadega välja, et nad ei saa omale lubada muidu sellist elu, nagu nad elada tahaksid. Ja see ei puuduta selles mõttes tõesti ainult õpetajaid, vaid ka tugispetsialiste, kes vahel on nõus lõputult tegema lisatunde või miks mitte ka lapsevanemate koole või välja mõtlema mingisuguseid projektitegevusi, aga seda kõike lisaks, mitte täistööaja sees. Ja samas see aja küsimus, et raha teenitakse võib-olla palju, aga aega selle raha iseenda peale kulutamiseks tegelikult ei jää. Et see tasakaalupunkti otsimine, ma arvan, võib olla paljude töötajate puhul selleks nii-öelda mõõdupuuks, kust on see läbipõlemisele kaldumine või siis enese säästmine. Et tööd peaks olema piisavalt, raha peaks olema piisavalt, aga aega ikkagi iseenda jaoks peab ka jääma. Sest kui aega ei ole, siis suure rahunnikuga pole midagi teha. Enese kehtestamise teema, et seda olen ma näinud nii noorte kui väga kogenud õpetajate puhul. Ja välja on toodud nii seda hirmu kaotada töö, mida ma ka ise tundsin, et ma ei julgenud öelda, et ma ei taha nii palju ja hilisemast perioodist, et kui ma naasin tagasi tööle peale lapsehoolduspuhkust näiteks, siis kui ma ütlesin, lõin jala maha ja ütlesin, et ei, et ma ei võta inimese õpetuse tunde, et ma tulen ainult koolipsühholoogiks, siis mina tundsin, kuidas juhtkonna suhtumine minusse muutus. Võimalik, et see oli minu ettekujutus, aga mina julgen küll väita, et mõnes koolis on see ikkagi täiesti reaalne, et kui sa siis keeldud mingisugusest lisatööst, siis kandub hiljem üle kas selle näol, et sa ei saa mingit lisatasu, kas tunniplaani tegemisel sinu palvetega näiteks ei arvestata või lihtsalt sellisest nii-öelda suhtumisest. Vaimne tervis. Igas koolis ma olen näinud neid õpetajaid,
et kui olla olnud ühes asutuses mitu õppeaastat, et siis on teatud õpetajad, kes sa juba tead, et sel kuul on näha, et käib mingi klõps. Ja see on nii kurb, kuidas kõik kõrvalt justkui näevad või ütlevad, et see on ju teada, et enne seda varem oli märtsikuu vaheaega või et nüüd on kooli lõpuni on see viimane saba jäänud, et aprillis pole lootustki temaga enam vestelda, et siis ta on omadega juba päris läbi. Et tegelikult vaimse tervisega hakatakse tegelema siis, kui inimene on juba päris augus. Aga oleks vaja hoida vaimset tervist fookuses kogu aeg. Ei ole abi ei kovisioonist, mentorist ega muidu sõbralikust vestlusest siis, kui ollakse juba päris põhjas. Siis võib-olla on abi ainult terapeudist. Aga selleks, et inimene sinna kriisi ei jõuaks, selleks on vaja teha mitte ennetust, vaid lihtsalt fookuses hoida seda teemat läbi terve aasta. Füüsiline tervis. Füüsiline tervis on sama oluline kui vaimne tervis. See, kas inimene nüüd tegeleb aktiivselt mingisuguse spordialaga või käib lihtsalt õhtul jalutamas, et see nüüd sõltub väga inimesest. Aga mida koolist näiteks tasub jälle ka tähele panna, et kui mõni inimene korraga enam üldse ei tegele mõne spordialaga, millest ta enne silmades ärades rääkis, või on võib-olla vastupidi jälle on kolinud üle trennisaali elama, et siis see on ohumärk sellest, et võib-olla ka midagi muud on paigast ära. Ja kuna läbipõlemise puhul on välja toodud ka tagajärjena võimalikke söömishäireid, siis ka see, kui mõni kolleeg silmnähtavalt kaalust juurde võtab või kaalust kaotab, võib olla märk sellest tegelikult, et need vaimsed pinged väljenduvad selles füüsises ja see on selline appikarje. Koostöö versus konkurents. Läbipõlemist soodustab konkurents. Ja mida enam on see tunne majasiseselt, et me oleme justkui võitlustandril selle eesmärgi nimel, et õpetajates iseendis on niigi sees see tahtmine olla parim. Aga kui seda veel kuidagi võimendatakse asutuse siseselt, selle asemel, et toetada ühist koostööd, siis see väga selgelt mõjutab kuidas õpetajad hakkama saavad ja kas see stressitase läheb väga ülesse. Niipea kui Jüri gümnaasiumis, kus ma olin hästi pikalt, et see töökultuur selle 10 aasta jooksul muutus väga kardinaalselt. Ja esialgu, ma ei saa öelda tegelikult isegi esialgu, et see oli aastaid võttis aega, et kui oli otsustatud minna justkui koostöisele suhtluskultuurile, et siis sinna ka kohale jõuda. Esialgu oli selline skepsis, oli ka minul see skepsis, et kui hakkasid toimuma mingisugused ümarlauad ja aruteluringid, et kas päriselt ka kuulatakse, kas päriselt ka on võimalus kaasa öelda ja mõjutada ja kas peale selle, et me sõnades räägime, kas midagi ära ka tehakse. Samas on siin see ohukoht, et kui tahta päris kõike seda teha, mida keegi tahab. Et olen kõrvalt näinud väikestes koolides seda, kus koolipered lähevad lõhki sellepärast, et koolijuht ise põleb läbi, kuna ta tahab iga õpetaja meele järgi olla. Ja nii tehakse praegu distantsõppe puhul ümber distantsõppe koolisiseseid reeglistikke iganädalaselt. Ja õpetajatele siis ei ole mitte ühte jõululuunat, vaid on vastavalt soovile, kas on kontsert või on matk või on väike lisatasu. Et kust leida jälle seda tasakaalu nüüd juhtkonna tasandilt, et eks see oli ka juhtkonna väljakutse, aga üldine õhkkond peaks liikuma koostöisusele konkurentsilt. Mida kool saab teha? Et mida kool ise saab teha, ongi see, et
koormuste puhul oleks eelkõige esikohal tegelikult õpetajate vajadus, mitte kooli mugavus. Ja praegu on küll, räägitakse, et töötuid on palju ja õpetajaid on lihtne kooli leida. Meil läks esimene töökuulutus välja, et ma ei oska seda praegu selle koha pealt kommenteerida, aga nähes, kui palju tegelikult on töökuulutusi, siis mina näen, et võib-olla tahtjaid on palju, aga näha on, et minejaid on palju, sest see praegune kriis on väga tugevalt mõju avaldanud. Ja ega see, et tahtjaid on palju, ei tähenda, et nad ka püsima jäävad. Ning natuke on ikkagi seda, kus juhtkond peaks võtma selle vastutuse, et kui ta on näinud varasemalt seda, et õpetaja põleb läbi, mis sest, et ta on väga kogenud, et ta on väga professionaal, et ta on võib-olla 10 aastat selles koolis töötanud ja kõik teda austavad, siis ei peaks võib-olla seda ülekoormust andma või peaks seda andma väiksemas koguses just selle tõttu, et see õpetaja läheks ka õppeaasta lõpul kerge südamega koolimajast välja selle mõttega, et ta tahab sügisel tagasi tulla, mitte selle mõttega, et õnneks tuli suvi ja ehk ma sügiseks taastun. Usalduslik õhkkond koolis vähendab tajutud töökoormust. Ehk et alati ei ole tegelikult küsimus selles, et kui suur on tegelik töökoormus, vaid küsimus on selles, kui suurena me tajume seda töökoormust. Kui koolis on õhkkond, kus sa tunned, et sa võid nii oma rõõmudest kui muredest avatult rääkida, siis sa teed rohkem. Nägu naerul ja läbipõlemist ei tule. Kui see õhkkond on aga negatiivne, siis isegi kui töökoormus tegelikult on täiesti sinu võimetest lähtuv ja tahtmisest lähtuv, siis sa võid läbi põleda. Juhtkonna roll on oluline ka selles, et julgustada õpetajaid oma piire seadma. Et ka õpetajal on tööaeg ja puhkeaeg. Et kui lapsevanem pöördub juhtkonna poole kaebusega, et kirjutasin laupäeva õhtul kell 8 või helistasin pühapäeva hommikul kell 9, et siis juhtkond seisab selle eest ja ennetavalt juba näiteks üldkoosolekul või on kuidagi selline kooli hea tava näiteks, kus on kehtestatud, et õpetaja on kättesaadav nendel kellaaegadel ja tööpäevadel. Alati võib õpetaja omal otsusel teha erandeid, aga et see on erand, mitte see pole reegel. Õpetajate tervise fookus. Väga palju räägitakse, et meil on liikuma kutsuv kool. Me räägime sellest, kuidas õpilaste toitumisharjumused on olulised. Me peame vaatama, et nad saaks piisavalt puu- ja köögivilju, et nad oleks rohkem vabas õhus, tegeleks rohkem spordiga, aga me unustame vahel töötajad, et õpetajad on ju eeskujuks ja õpetajate vajadused on tegelikult samasugused nagu õpilaste vajadused. Ja see on jälle see koht, kus tegelikult saab kooli tasandil neid asju rõhutada ja neid tegevusi planeerida, et kas siis ühiste joogatrennide, kõndimiskoosolekutena, samamoodi söömise koha pealt, et selline pisikene asi, et ma olen korduvalt näinud, et õpetajal ei olegi võimalik normaalselt päeva jooksul toituda, sellepärast et tal on tunniplaan nii ilusti jooksmas, et ühtegi vahepausi ei jää, et rahulikult sööma minna. Tegelikult see kokkuvõttes tekitab toitumishäiret. Ja kõige viimane, aga tegelikult kõige olulisem on ikkagi jälle taas see koostöös õhkkonna loomine, millest ma rääkisin ka enne. See võib võtta väga kaua aega. Kõikides nendes koolides, kus mina olen töötanud, ma olen näinud, mitte just kõikides töötajates, aga paljudes töötajates seda hirmu, et kui kolleeg tuleb mulle tundi, siis mida halba ta seal märkab. Rõhuasetus on sellele, mis on vead, mis on eksimised, mitte sellele, et
mida head ma sellest tunnist kaasa saan või et mida head ma talle edasi annan. Ja see ei ole alati sellest kinni, kas see inimene, kes sinna tundi läheb, on niimoodi häälestatud, et ta läheb vigu otsima. Eesmärk võib olla see koostööisus ja positiivsus. Aga kui varasemalt on olnud teistsugune kogemus või näiteks juhtkond on aega leidnud tunde külastada ainult sel juhul, kui on mingi kaebus, siis seda mõttemaailma muuta, et juhtkond nüüd tuleb toestamiseks tundi või uudishimustundi, seda on väga keeruline teha. Aga tilk haaval. Teile õpetajatele ma tahaks öelda, et tegelikult läbipõlemise ennetamisel kõige olulisem on see, et inimese amet ei määra seda, kes inimene on. Ka õpetaja ameti puhul mitte. Ma kuulen seda küll, et õpetaja on õpetaja ükskõik, kus ta ka ei ole ja ma pean ütlema, et ma ei arva, et oleks õige, et õpetaja oma Facebooki profiilil on alkoholiklaasiga või poolalasti. Aga samas õpetajaks olemine ei tähenda seda, et ta peab olema eelkõige alati kättesaadav õpilastele ja lapsevanematele ja kooli juhtkonnale ja viimases järjekorras oma lastele ja oma abikaasale või oma ka emale ja isale ning oma hobidele ja huvidele. Et kui inimene läheb kooli, siis ei tohiks tähendada, et kool muutub korraga ka tema koduks ja koguks eluks. See on siiski töökoht. Mida tuleks teha või kuidas hinnata seda, et kas ma olen läbipõlemise äärel? Esimene asi on tegelikult see, et kaardista. Paljud meist on pidanud päevikut ja ma usun, et 90% õpetajatest on oma kooli märkmik. Et saab ju ka sinna kirja panna tegelikult lisaks tunnitegevustele ka muud tegevused. Märgistada ära, et kui palju tegelikult kulub töö tegemiste peale, mis on võib-olla põhikohustused, et kui palju kulub tunni ettevalmistamiseks, tundide läbimiseks, kui palju on mingisuguseid muid justkui kohustusi, mis tulenevad siis nagu ametikohast või töölepingust. Ja palju jääb aega iseenda jaoks. Mis on need une- ja söömisrütmid? Kas seal on mingi rütm või kõik on üks kakofoonia? Hästi oluline on see, et me ei võrdleks ennast teistega, vaid me võrdleks iseendaga. Kui me seame endale eesmärke, et need eesmärgid ei oleks mitte seotud sellega, et aasta parim õpetaja tegi seda, teist ja kolmandat, vaid seda, et võrreldes oma eelmise perioodiga, ükskõik kas see on siis eelmine kuu või eelmine nädal, ma tahan saada paremaks õpetajaks või paremaks inimeseks, muutes mingeid asju, siis need sihid seada ikkagi iseendast lähtuvalt. Ja need sihid peavad olema väikesed ampsud, sellised, mille üle saab rõõmustada, et vot sain tehtud. Sain iga õhtu kell 10 voodisse mindud või käisin see nädal kogu aeg regulaarselt söömas. Tegin tööd ainult koolimajas. Et mis võiks need eesmärgid olla, see on iga ühe enda teha. Aga kui panna omale eesmärgiks, et olla näiteks õpiku kaasautor, et võib-olla siis alustada või üldse oma kool luua, et siis mõelda, et mis on need vaheetapid, kuidas sinnani jõuda. Siis on ka see eesmärk kindlamini kätte saada. Sea piirid. Piiride seadmine on väga paljude asjade alus. Mõtesta seda, et tööaeg on tööaeg ja isiklik elu on isiklik elu. Ja mina oma majas praegu olen näinud, et üha rohkem õpetajad on käinud koolimajas tööl. Just selle tõttu, ja ma soodustan seda just selle tõttu, et see võimaldab tõmmata selgema piiri, et nüüd ma puhkan ja nüüd ma teen tööd. Ja ei võta tööarvutit koju kaasa.
paljud meist arvatavasti tassivad seda kaasas ja tegelikult õhtu jooksul ei suuda seda niikuinii lahti võtta. Võtame lahti ja paneme sama targalt kinni tagasi, sest tegelikult pea enam ei ole nii-öelda töövõimeline. Ärme siis tekita endale seda pinget, et midagi on kotis. Kui see on koolis laua peal, siis ma tean, et ma niikuinii sellega ei saa tegeleda ja ma saan keskenduda koduste tegevustele. Võta aega iseendale. See on nüüd igal inimesel erinev, see vajadus, see iseenda aeg. Et mõnel see tähendab seda, et ta on võib-olla hoopis koos sõpradega, võib-olla ta on mingis suures seltskonnas ja teisel tähendab see võib-olla täielikku vaikust. Leia endal see aeg ja märgi see endal kalendris ära. Sest muidu tuleb niikuinii midagi vahele. Mõnele inimesele sobitub see, et ta ütleb, et vot siis, kui mul tekib tunne, siis ma lähen kõndima. Aga mõnel teisel inimesel tähendab see seda, et ma mõtlen päevast päeva ja nädalast nädalasse ja võib-olla ka aastast aastasse, et küll ma homme lähen, ma täna ei jaksa või täna pole päris õige aeg. Aga see aeg annab rohkem teile endale tagasi kui see, mis ta teie füüsilisest päevast ära võtab. Terves kehas, terve vaim. Uni, toitumine, liikumine. Kõik need 3 aspekti on olulised. Töökoormuse jaotamine tuleb läbi mõelda ja mõtestada niimoodi, et see oleks võimalikult ühtlane õppeaasta lõikes. Paljud meist on, et kui karud magavad talvel, siis õpetajad magavad suvel. Et tegelikult see ikkagi väga pikalt välja ei vea. Unevõlga ei ole võimalik ainult suvega välja magada. Sellega on vaja regulaarselt tegeleda ja ka nädalavahetuse variant tegelikult ei toimi. See võib olla lühiajaline lahendus. On arusaadav, et vahel on väga pingelised perioodid, aga see pingeline periood ei tohi moodustada 9 kuud õppeaastast. Kust leiab lisainfot? Et peaasi.ee on eraldi artikkel õpetaja läbipõlemine. Ja praegu mina väga toetan seda ettevõtmist, et on leitud võimalus luua tugiliin nii eesti keeles kui siis vene keeles õpetajatele, kus Arno Rääleide ja Eesti koolipsühholoogide ühingu psühholoogid annavad nõu. Ja see on väga oluline, et tegemist on just nimelt koolipsühholoogidega. Sest ma arvan, et paljud teist teavad, kui rääkida teistega, kes ei ole nii-öelda haridussüsteemis sees, siis neil on hoopis erinev ettekujutus sellest, mida õpetaja teeb. Aga koolipsühholoog on näinud nii-öelda elu koolimajas sees ja seetõttu ta mõistab, ta suhestub palju paremini kui lihtsalt tavaline nõustaja. Seega mina kindlasti soovitan ühendust võtta. Ükskõik mis murega või lihtsalt selleks, et ennast nii-öelda välja rääkida. Ja siia ma panin ka kasutatud allikad. Ja lõppu ma ütlesin, et naeratage, sest päike paistab. Ja nüüd ma oleks avatud küsimusteks ja aruteluks oma nii-öelda tausta ja selle teema raames. Kallid kolleegid, meil on täpselt veerand tundi aega küsimusteks aruteluks, et ma näen juba, et Proomet võttis mikri lahti, nii et palun Proomet. Kas ma peaksin kuidagi otsa lahti tegema? Ma küsiks, et sellist asja, et kas teie koolis, mitu psühholoogi on teie koolis täna? See on esimene küsimus. Nii, ja teine küsimus on see, et kas teie koolipsühholoogid, kas neil on veel lisakohustusi peale selle, et nad on koolipsühholoogid? Kas nad peavad olema tunde, kas nad peavad olema vahetunnis korrapidajad, kas nad peavad olema klassijuhatajad? Kas keegi neist tegeleb veel mingi sellise asjaga?
kui ma räägin sellest koolist, kus ma hetkel olen koolijuhina, siis Saue gümnaasiumis on 1128 õpilast ja 116 töötajat ja selle hulga peale olen ma leidnud võimaluse võtta tööle 2 koolipsühholoogi. Et siin mina olen Saue vallas, siin on see koht, kus vallanägemus ja koolijuhi nägemus võivad olla erinevad, aga ma olen seal leidnud selle võimaluse, et on 2 koolipsühholoogi ja üks neist annab vähesel määral tunde ehk valikainena gümnaasiumi astmes siis psühholoogiat. Ei ole neist kumbki klassijuhataja ja ei tegele nad korrapidamisega. Kui nüüd nagu laiemalt kommenteerida, siis kui ma ise olin koolipsühholoogi rollis, siis oli Jüri gümnaasiumis oli tugimeeskonna ülesandeks olla sööklas korrapidaja ja see tekitas minus koolipsühholoogina mitmetel kordadel selliseid konflikte nii iseendaga kui ka kolleegidega, kui õpilastega, et kuidas reageerida või kes peaks reageerima. See on väga selline terav teema tegelikult. Ma tean seda, et koolipsühholoogid ütlevad, et selline mõistlik koormus oleks suurusjärgus 300-350 last ühe koolipsühholoogi kohta. Ehk et see võimaldaks siis seda tööd nagu ütleme parimini teha, kõige võib-olla võimalikest olukordadest kõige paremini teha. Et täna me näeme sellist olukorda, et esiteks psühholoogidest on puudus, kutse ka psühholooge, neid vist on, see number on erakordselt väike, kellel on olemas psühholoogi kutse ja koolipsühholoogide liidus olevaid liikmeid vist ka neid ei ole nii palju, nagu tegelikult koolides vaja oleks. Me ju näeme seda, et ühel psühholoogil võib-olla üks psühholoog võib-olla koolis, kus on seal kusagil 700-800 last plus veel õpetajad. Et see koormus on ju täiesti selgelt on nagu üle mõistuse suur, mis nende õlgadele pannakse. Ja teine olukord on, või teine asi on ka see, et ega psühholoogide palk ju ei ole ju tegelikult ka vastav sellele tööle, mida nad täna teevad. Ehk et kui räägitakse sellest, et psühholoogidest on puudus, siis kui teil oleks võimalus, kas te võtaksite enda kooli veel mõne psühholoogi juurde ja milline teie arvates võiks olla näiteks koolipsühholoogi palk? Kui see oleks minu võimuses, siis ma kindlasti võtaksin veel koolipsühholoogi juurde. Küll ma arvan, et näiteks töötajate toetamise koha pealt peaks olema võimalus asutuse väliselt inimeselt saada ka toetust. Jälle nende rollikonfliktide tõttu, mis võivad mõjutada, et see võib toimida väga hästi, aga seal on neid võimalikke karisid juba sisse kirjutatud väga palju. Olen kunagi maha pidanud Raevallas väga terava võitluse sel teemal, et miks küll peaks saama koolipsühholoog või üldse tugispetsialist sama palju palka kui õpetaja, siis põhipalganumbri saab. See oli umbes 25% madalam, see töötasumäär tol korral. Ja kuidagi ei tahtnud kohale jõuda see, et kui kutsekvalifikatsiooni saamisega, et jah, et sotsiaalpedagoogil on bakalaureusekraadi nõue, aga nii eripedagoogil, logopeedil kui koolipsühholoogil on magistrikraadi nõue, et sama nõue on ju õpetajatel. Samas kvalifikatsioonita õpetaja saab justkui sama palju palka kui näiteks kvalifikatsiooniga psühholoog. Aga selle koha pealt lihtsalt ma sain aru, et probleem seisneb selles, et õpetaja töö on ikkagi nähtavam kui psühholoogi töö. Et see on see väljakutse, et kuidas näidata, et psühholoog päriselt ka tööd teeb, et ta ju lihtsalt räägib. Aga te olete ise, te olete nagu töötanud koolipsühholoogina, te olete tänasel hetkel olete koolijuht. Kas te olete mõelnud, kas teie võimuses oleks muuta midagi, et teha teistele koolijuhtidele arusaadavamaks seda, et miks on vaja koolipsühholoogi
mida ta teeb ja et koolipsühholoog ei ole see inimene, kes peab juhatama näiteks, ma ei tea, tegema klassijuhataja tööd, lugema mingit ainet, inimeseõpetust näiteks, kuigi ma tean, et paljud psühholoogid seda teevad ja et koolipsühholoog, et see töö on siiski, et sellel tööl on teatav eripära ja see töö on väga oluline. Ehk et ma pean tunnistama, et ma olen nagu kõrvalt näinud seda, kus puudub igasugune arusaam sellest, et mida psühholoog teeb. Et psühholoog on nagu midagi sellist, kellele lükatakse laps kabinetti ja siis psühholoog teeb lapse terveks. Et seda suhtumist on siiski ka väga palju. Ju mul on, eks inimesed valivad ikka nii-öelda oma sõpru võib-olla ja selle järgi, millised nad ise on ja tuttavad võib-olla satuvad ka selle järgi sinu lähedusse, et milline sa oled. Ehk et minu tutvusringkonnas selliseid koolijuhte, kes ei väärtustaks või ei peaks oluliseks koolipsühholoogi ametikohta, et neid ei ole. Aga ma olen valmis selles mõttes alati selle eest võitlema, et koolipsühholoogi ametikoht on väga oluline ja miks ma suhtusin väga kahtlevalt Rajaleidja keskustesse ja sellesse, et koolipsühholoogi teenust pakutakse väljaspoolt kooli, on see, et majas sees töötades on see õnn, et sa saad näha seda, mida laps sulle räägib, et kuidas see kokku läheb sellega, mida laps koolimajas kogeb või mida laps koolimajas teeb. Tegelikult on võimalik peret, seda last ja neid õpetajaid kokku kõiki palju paremini toestada. Ja see on nagu, seal on tohutu potentsiaal, kui meil oleks neid koolipsühholoogi nii palju, et neid oleks igal pool. Ja seda, miks kunagi, et seda ma olen küsinud, miks kadus ära, et kunagi oli sisse kirjutatud õpilaste arv ühe koolipsühholoogi kohta. Kunagi oli, jah. Aga et miks ära kadus või et miks on ära kadunud see, et koolipsühholoogi ja sotsiaalpedagoogi töönädala koormus on ju 40 tundi, mitte 35. Et sellele ma ei ole vastust saanud, aga ei ole ka seda muudatust tulnud. Sotsiaalpedagoogide kohta mulle öeldi, et see oli nüüd aastaid tagasi, kui ma sel teemal oma majasiseselt vaidlesin, Jüri gümnaasiumis siis tol korral siis öeldi, et neil on kehv nii-öelda ühing, et ju nad ei ole osanud enda eest seista, aga koolipsühholoogide ühing on justkui küll tugevam kogu aeg, ikkagi pole neid sisse kirjutatud, et seal on nüüd omakorda see kliiniliste psühholoogide ja koolipsühholoogide vastandumine. Küll ma arvan, et nii-öelda jah. Mul on selline küsimus, et kui palju see, kui me nüüd läksime, et koolipsühholoogi eelkõige ju tegeleb, meil eelkõige tegeleb ikkagi lastega, mis võiks ju vähendada siis meie õpetajate koormust ja toetada seda, aga kui palju sul endal on kogemust või teadmist, et kui paljud meie õpetajad siis kasutavad koolipsühholoogi teenus selleks, et enda vaimse tervisele tuge saada ja oma töös nii-öelda mitte siis läbi põdeda. Kas sa oskad seda hinnata? Ma ei ole niimoodi küsinud, et mitu õpetajat käib. Selle koha, ausalt, ma ei ole selle peale tulnud, ma nii selline tüki inimene ei ole, et kunagi minu enda toime nii-öelda seda, et kas ma lisatasu väärin või mitte, taheti mõõta mõõdikuga, mitu inimest kabinetist on läbi käinud ja see on nagu väga absurdne, sest koolipsühholoog jälle omakorda, et ta mõnes mõttes teeb ju tööd ka koridoris või õpetajate toas, et ei saa öelda ja on väga halb, kui koolipsühholoog istubki ainult kabinetis ja ootab, et talle sealt uksest sisse astutakse. Aga ma näen seda, et meie koolis on kovisioonid, et need nagu toetavad väga hästi, et mida meil siis tugikeskuse juht Anu Pärn nii-öelda eest veab. Et need on olulised ja endal isiklikult, et see on võib-olla ka, et see on see koht, miks ma ütlen, et peaks olema majas väljastpoolt õpetajate jaoks keegi psühholoog, kellega koostööd tehakse, et seda häbenetakse. Et õpetaja tuleb rääkima lapsest ja sa
kõik need õpetajad, kellega ma olen jõudnud nii-öelda isiklikemate teemadeni, siis nad on tulnud rääkima lapsest ja siis nad justkui häbenevad seda, et isikliku eluga on ka mingi jama. Aga tegelikult on ju õpetaja tervik ja see, miks on ka see läbipõlemisega tegelemine ikkagi väga oluline, on see, et kui kodus tekivad pinged, sest koju jõutakse hilja või kodus nii-öelda kulbi keerutamise vahepeal parandad vihikuid, siis sa ei saa olla ka klassi ees särava naeratusega ja õpilasi toetav. Et see lihtsalt ei ole võimalik. Kui sa oled katki, siis saad katki igal pool. Veel kellegi küsimust? Meil antud aega on veel 3 minutit järel. Kallid kolleegid, kellegi mõttearendust. Ma täiendan või täpsustan, et kui Triinu ütles, et ei olnud ennem siis tugipersonalil nii-öelda see palgad olid väikesed võrreldes õpetajatega, siis nüüd viimastel aastatel tõesti peaks olema teoreetiliselt vähemalt igal pool nad siiski võrdsed, vähemalt õpetaja miinimumtöötasuga, sest riik on andnud sel tingimusel kohalikele omavalitsustele toetust, et nad tõstaksid õpetaja või see tugipersonali siis töötasu võrdseks õpetajate miinimumiga, et loodetavasti see enamustes kohtades ka nii on, aga see vist ikkagi ei vähenda või vähemalt ei ole ära kaotanud seda defitsiiti nende spetsialistide järgi, et ma saan et see on ikkagi suhteliselt suur auk meie spetsialistide olemasolus. Vabandust, ma ei taha vahel segada. Triinu. Ma tahtsin lihtsalt Reemole öelda seda, et seal on suur vahe, et koolipsühholoogiks ei ole võimalik saada niimoodi, et ma astun tänavalt sisse ja ütlen, et ma oskan siin seina värvida, et ma võiksin teil kunstiõpetuse õpetaja olla. Aga kunstiõpetuse õpetajaks ma põhimõtteliselt aasta aega võiksin töötada kunstiõpetuse õpetajana, kui ma olen näiteks, ma ei tea, mõned aastad kusagil EKAs käinud või mida iganes maaripaberitega. Psühholoog ei saa niimoodi töötada. Kuigi ma tean, et on ka kooli on jõudnud ka inimesi, kellel ei ole võib-olla ka psühholoogiaga mitte mingit business. Et seal on ülisuur vahe sees ja tänasel hetkel see, et meie ühiskonnas me ei ole väärtustanud neid inimesi, kes töötavad koolides koolipsühholoogidena. See näitab seda, ühelt poolt näitab see meie rumalust ja teiselt poolt näitab see seda, et me tegelikult oleme silmitsi tagajärgedega, mida me täna isegi me hoomame seda, me saame aru, meil on väga palju HEV-lapsi, meil on enesetapuprobleemid laste hulgas ja me tegelikult tajume seda probleemi, aga me ei lahenda seda sellega, et me tegelikult hakkaksime väärtustama seda ametit ja et me saaksime parimad inimesed kooli. Et see ju puudub tegelikult, me ei tegele sellega. Enne oli küsimus, et mis mina näen selle palganumbrina, et ma ei taha ühtegi numbrit välja öelda, aga et ma näen seda probleemi, et kui isegi see põhipalk on sama, siis väga paljudes koolides tegelikult ikkagi õpetajad ei saa nii-öelda seda miinimum põhipalka, vaid nad saavad lisad, kas nad teevad lisatunde või nad on klassijuhatajad või neil on mingisugune projekti eestvedamine, siis psühholoog on ju samamoodi soovib saada suuremat sissetulekut ja sellega ta tõmbab ennast teistpidi jälle kahvlisse. Kõik need rollikonfliktid, iseendaga hakkama saamine ja tegelikult ka see, et kui siis mind pandi psühholoogi, et ma tulin psühholoogi haridusega ja mind pandi õpetajaks, siis olles aus, mul ei olnud ikka absoluutselt aimugi midagi ainekavadest või õppekavast ja ega keegi ei seletanud ka, vaid öeldi, et sa oled ju psühholoog, et inimeseõpetusega ikka saad hakkama ja et dokument on siin. Ja kui siin chatis on see kommentaar, et kuidas siis nooremaid õpetajaid toetada selle tööstressiga hakkama saamisel, et on neid mentorlusprogramme, on seda, et osades koolides on justkui noorematel õpetajatel siis madalam töökoormus. Samas ma väga üllatusin, et osalesin seal koolitusel, kus siis ministeerium tutvustas seda
seda mudelit, kus meil on justkui üks ametikoht ja võib-olla suurem palk, aga selle sees on siis vähem tunde, aga teised ülesanded ja pakuti välja noore õpetaja madalamat tunnikoormust, et seal kõrval võiks siis olla näiteks ainekoondise juhtimine selle jaoks, et ikkagi täispalk kätte saada, et mina nagu selliseid tööülesandeid ei suuda küll ette kujutada, et neid võiks noorele õpetajale panna. Aga veel üksikumad on tegelikult koolis needsamad tugispetsialistid. Ma tõsiselt erinevatel koolitustel, kus ma olen nagu rääkinud, et kui ma ikka psühholoogina kooli läksin, siis nii mõnigi õpetaja kommenteeris, et mõni avalikult ja et sa loed mu mõtteid või et ära mulle otsa vaata või sinuga ma rääkima ei tule. Ja et kui meil on nagu koolides vahel raskusi sellega, et leida sellele uuele õpetajale sobiv mentor, et kes talle sobituks tema isikupõhiselt või tema vajaduspõhiselt, siis seda, et meil ei ole tihtipeale teist tugispetsialistigi majas, rääkimata sellest, et oleks sama ainevaldkonna inimene, et kes siis seda tugispetsialisti toetaks ja seetõttu lähevad nemad veel eriti kergekäeliselt ära. Ja kui õpetajatel on see õnn, et siiski kuni 17. eluaastani või 9. klassi lõpuni on meil põhiharidus, eks ju, kohustuslik õpilastel, nad on sunnitud seal klassiruumis justkui olema, siis koolipsühholoogi juurde neid ei saa väga sundida minema. Ja kui ma psühholoogina, ma olen omandanud ka raseduskriisi nõustaja väljaõppe 2-aastase tervishoiu kõrgkoolis ja olen siis töötanud raseduskriisi nõustajana haigekassa süsteemis väikese koormusega. Lisaks olen teinud veidi ka erapraksist, siis see, kui sulle tuleb ikkagi klient, kes on ise motiveeritud versus, et kõik teised ümberringi on motiveeritud, et see klient sellest uksest sisse läheks. See on nagu öö ja päev. Ja vahel võiks olla see kirss, millega tugispetsialisti siiski tööle meelitada, et tema koormus on võib-olla 4 päeva peal või väiksem selle jaoks, et ta saaks kuskil seda erapraksise kogemust selle jaoks, et kogeda seda erinevust ja saada võib-olla seda sära silmadesse selle koha pealt, kui klient on ise motiveeritud. Samas töötajana spetsialistina ma ütlen, et koolis töötamine annab väga palju rohkem kui erapraksises klientide vastuvõtmine. Selle koha pealt, kui ma mõtlen sisulise koha pealt, kuidas mõjutada õpilast või inimest. Aitäh ja meile antud aeg on läbi saanud. Suur aitäh sulle, Triinu. Loodetavasti saime kõik mingid näpunäiteid, mõtteid, kuidas ennast hoida ja enda huve esiplaanile rohkem tuua. Nii et veel kord aitäh ja uute välkkohtumisteni ja edukat selle õppeaasta lõppu, mis on ju kindlasti huvitav meile kõigile. Aga kõik ilusat teile ja aitäh veel kord. Nägemiseni. Tänan kutsumast. Aitäh.